Nii imelik on seda videot alustada, sest ma pole reaalselt üle aasta aja YouTube'i videot postitanud. Aga kuna mul on elus toimumas minu jaoks suur muutus, nimelt ma kolin ja paljudel on küsimus, kas ma kolin Hispaaniasse. Ma tegin tegelikult Instagramis tänase video puhul Q&A-ga, kus ma tahan natukene vastata teie küsimustele, mis teil võib-olla oma elu kohta on tekkinud. Nii et let's get this show on the road. Küsimusi tuli üpris korralikult, ma käin need läbi ja vaatame, mis teid kõige rohkem mu elu juures huvitab. Esimene küsimus ja väga paljud olid mures, kui ma ütlesin, et ma kolin, et oota, kas sa oled suhtes veel või sa oled lahku läinud või mis toimub. Ja ma olen suhtes 3+ aastat juba. Meil on kõik hästi, me kolime koos. Teine küsimus, mida väga paljud tahtsid teada, kuna me mainisin Hispaaniat ja ma olen siin tegelikult pikalt rääkinud üleüldiselt mu Hispaaniasse kolimise plaanist ja kõigest sellest, siis küsimus on, et kas ma oskan hispaania keelt. Vastus on sellele, no tegelikult on lihtne, ei, ma ei oska hispaania keelt, aga see on natukene nagu laiem selles mõttes, et kui ma loen midagi, siis ma saan poolest aru ja ma suudan oma peas sellest poolest kogu lause, mis ma loen, selgusele saada ja ma saan aru, mis seal kirjas on. Kui ma käin Hispaanial reisil, siis iga kord ma räägin teenindajatega või poes või kus iganes ainult hispaania keeles. Sellised põhilised küsimused või restoranis, et ma tahan seda jooki või kas ma palun saaksin seda või kust ma, siuksed basic suhtlustasandil ma suudan oma vigas hispaania keele, inglise keele segu ja käte-jalgadega oma jutud tegelikult ära räägitud. Ja nii palju, kui mul kogemust on, siis juba seda hinnatakse seal megalt, kui sa üritad. Nii et vastus on tegelikult nagu ei, aga samas ka un poco. Kolmas küsimus on minu jaoks selles mõttes nii raske vastata, et ma tunnen sisimas, et ma olen ikka teenager. Mu küsimus siin on, et kas beebiplaane on ka juba. Vastus on see, et ma tean, et ma olen 29. Ma saan aprillis 30. Ma tean, et iga normaalne minu vanuses naine ütleks, ja väga juba tahaks. Ma olin esiteks väga late bloomer, tegin kõiki asju väga hilja. Et ma tunnen, et ma olen veidi nagu kõikide asjadega taha jäänud. Mul on sõbrannad ja sõbrad on ka enamus 24, 25, üks on isegi 19. Et vastus on selline, et mul ei oleks mitte midagi selle vastu, kui laps tuleks. Ma tean, et ma suudaks oma elu muuta, mul on frontal lobe on piisavalt nagu arenenud, et ma saaks hakkama sellega ja ma oleks väga õnnelik selle üle. Aga see ei ole mingi selline plaan, et vot nüüd lähme ja nüüd teeme ja nüüd ma väga tahan ja nüüd on aeg ja ma hakkan vanaks jääma bla 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 bla. Ma ise arvan, et see juhtub seal kuskil 32, 33. Sest ma tunnen, et ma hakkan juba sinna poole vaikselt liikuma, et võib-olla võiks mõelda sellele, aga ma ei ole veel täitsa seal. Paar küsimust oli ka, et kuidas Mistil läheb. Misti on siis mu kass, kes ei tea. Mistil läheb väga hästi, ta chillib praegu täpselt seal voodi peal, peseb ennast. Ta on ikka samasugune kaisukas, ikka sama nunnu. Ta on juba 9-aastane. Ma adopteerisin ta, kui ta oli 4, täpselt siis, kui ma siia korterisse kolisin, siis 6 aega hiljem ma võtsin Misti. Siis mult küsiti, et palju ma kolimise jaoks raha säästnud olen. Ma tegelikult hakkasin koguma veebruaris vist äkki, või oli märts, või oli jaanuar. Kuskil seal jaanuar, veebruar, märts vahel ma kogusin 8000 eurot, et mul oli siuke hea puhver all, mille pealt minna. Ma tahtsin, et kui ma lähen, siis ma ei tule sealt kohe saba jalga vahel tagasi, et sellepärast mul raha on otsas. Minu plaan oli see, et mul on vähemalt siuke poole aasta üür ette kogutud ja mingisugused nipet-näpet asjad, mida niikuinii tegelikult kolides läheb vaja. Aga ma ei tahtnud lihtsalt tühjade kätega minna ja tulla sealt tagasi niimoodi, et tegelikult oli nii raske või raha tegelikult pole või oi, ma ei saagi tööd ja nüüd ma istun siin, lutsin näppu, et kindlasti ma olin nagu valmistunud selle jaoks, et see on kulukas ja minna targalt ja teadlikult. Ja ma arvan, et see viimane ja kõige tähtsam küsimus, mis mulle tuli, oli siis, et kas ma kolin Hispaaniasse. Kui te teate,
kui ei tea, siis ma ütleks juba 2 aastat rääkinud, et ma kolin Hispaaniasse. Ja siis see kuidagi toppama ja siis ma mõtlesin, okei, see talv nüüd on minek. Ja mul oli kõik asjad juba plaanitud. Panin asju müüki, annetasin, viskasin ära. Mul oli isegi põhimõtteliselt korter välja valitud, kuhu kolida. Kuni ma sain umbes 1,5 kuud tagasi aru, et aeg hakkab lähemale jõudma. Ja see tunne, mis mu sees oli ängistus, hirm ja reaalsus. Ja ma ei julgenud oma elukaaslasele sellest tundest pikalt rääkida, sest et mulle tundus, et ka tema on nagu nii hyped, et me lähme ja teeme ja lähme ja oleme. Ma võtsin oma julguse kokku ja ma ütlesin talle, et ma tunnen, et see oleks viga. Ma olen oma peas reiside põhjal teinud Hispaania nii vingeks, nii ägedaks, see on, mida see ka on. Aga muru ei ole kunagi rohelisem seal, kuhu sa põgened. Nagu muru on rohelisem seal, kus sa seda kastad. Kui ma Eestis panustan, ma saan siin tegelikult kõik, mida ma tahan. Mul ei ole vaja põgeneda kuskile lootuses, et kuskil mujal on palju parem. Nii et ma arvan, et lühike vastus sellele küsimusele, kas ma kolin oma elukaaslasega Hispaaniasse, on ei. Mul oli väga suur stress ka selle osas, et my god, ma olen seda nii kaua hype-uppinud, et nüüd ma lähen ja me kolime Hispaaniasse ja mul oli mega stress suhteliselt pikalt, et kuidas ma ütlen inimestele, et ma tegelikult nüüd ei lähe. Ei, ma tegelikult sain aru, et kodumaa on fucking awesome ja kuigi ma olen siin alati öelnud, et issand, mina ei ole üldse patrioot, siis tegelikult nagu jaa, väga palju asju on, mida ma tahan, et oleks teistmoodi siin, aga tegelikult on nagu mega turvaline ja lihtne Eestis elada. Ja sõbranna ütleski mulle niimoodi, et mis sa põed selle pärast, et umbes nüüd teada anda, et sa ikkagi ei koli Hispaaniasse, et osad inimesed on killatud 5 aastat ja siis otsustavad lahku minna. Miks ma peaks seda kartma? Täiskasvanud inimesed muudavad meelt. Ja on okei asjadest aru saada, vahet ei ole, millal see juhtub ja ma pigem olen tänulik, et see juhtus nüüd, kui ma olen veel siin, kui ma olen Eestis. Kuigi me ei koli Hispaaniasse, siis kolin siit korterist välja. Me kõik, mina, mu mees, mu jänes ja mu kass, me kolime siit korterist välja. Me pakime oma elu siin korteris kokku. Issand, see ei ole nii tiip, sa kolid reaalselt teise korterisse. Tegelikult jah, sorry. Ma lihtsalt kolin teise korterisse. Aga ma arvan, et see on ikka bittersweet ja see on normaalne, et kolides võib natuke emotsionaalseks muutuda, sellepärast, et see koht on ikkagi mind 5 aastat väga hästi kohelnud ja see on kodu olnud ja siin on mega hea elada olnud ja siin on mega head mälestused, aga on aeg. Mis ma muud saan öelda, kui I'm living life ja selline väike life update siis teile. Rohkem vloge on minult taas YouTube'is oodata, mul on nii hea meel tagasi olla. Aitäh vaatamast, aitäh teile, kes küsisite. So glad to be back ja näeme juba järgmises videos. Tšau!